hommikust. Kell on 6. Auto on pakitud. Läheb sõiduks Soome, Finland Gravelile. Nüüd veel korraks Tartust läbi. Võtame ka Priidu peale ja siis edasi laeva. Tere hommikust! Hommik. Minek. Minek! Kuidagi juhtus nüüd niimoodi, et me jõudsime ilusti sadamasse, aga parkla on täiesti tühi. Meid suunati kõige esimesest väravast, mingi priority värav. Tõkkepuu lasi meid ka läbi ilusti autonumbriga, midagi küsitud. Ma ei tea, vist läheb hästi, parkla on täiesti tühi, on täiesti esimest. No Priit, kõht tühi. Esimene söök täna. Esimene söök tähendab seda, et täna tuleb veel mitu sööki. Ja. Kui see kohvi sees olev piim välja arvata. Mis tunnetega, küsime siis klišee küsimus, et mis tunne on? Ja on see, et ei olegi mingit tunnet. On siuke pingevaba. Mis ambitsioonidega Soome lähed? Tööle või siis lõbutsema? Pigem ikka lõbutsema ja ei olegi. Nautima? Ja, vaatab kõik, mis päev toob. Okay. No, ma arvan, et sinu nautimine ja minu nautimine on natukene erinevad, aga eks me õhtul siis mökis jälle näeme pärast arvuti. Igal juhul. Saime priority reast peale. Auto on kohe üks esimesi, kes välja sõidab hiljem. Nii et kõik tundub, et läheb nii nagu peab. Kõik läheb väga hästi. Priit, kas hommikune burger on sinu tavapärane hommikumenüü? Absoluutselt. Iga hommik. Iga hommik? No, ma saan aru, et seal Hawaiis on need burgeriputkad on nagu hästi lähedal, et suur valik on McDonald's, Burger King, KFC, kõik variandid on olemas kiirsöögiks, et see on tekitanud teatud harjumuse hommikusöögi osas. Õige. Laev liigub, Tallinn paistab veel. Kõhud on juba täis. Priit valmistub lõunavõinakuks päikse käes, võtab päiksevanne. Mõnus. Kasutades Priidu sõnu, siis lazy morning. Homme samal ajal vist enam nii lazy ei ole. Homme samal ajal peaks juba olema paar tundi sõitnud. Hakkame Helsingisse jõudma. Söögid söödud, kohvid joodud, poes käidud. Nüüd nii pea kui maha saab, siis tee lahti poole ja siis seal vaatab edasi, mis saab. Me võtame materjalid välja ja siis chill kuni homseni. Jõudsime Messilasse, receptionist saime võtme, jõudsime vist ka õige maja juurde. Priit küll natuke kahtles, et kas me jõuame õigesse kohta. Ei, tegelikult ei kahend, mina kahtlesin. Ja võti on ka peos koos paberitega. Kohe vaatame, kas meid uksest sisse ka lastakse. Selgub tõde, kas... Oppa! Kõige maja oli! Suurepärane! Näed, Priit, olemas! Tõsi, jah? Tõsi! Üks uks tuleb veel avada. Kohe vaatame. No näed, saimegi tuppa. Siuke mökki. Väga luks värk. Siin on elutuba. Isegi kommid on laua peal. Siin on abieluvoodi. Siia me ei tea, kelle me paneme. Kingad ma jätan alla.
Vaatame, mis teisel korrusel on. No näed, teisel korrusel on 4 voodit samas ruumis koos. Jah. No eks me siis jagasin kuidagi oma vahel. Rattad on lahti pakitud. Suu on batooni täis. Sõidame Priiduga Lahtisse. Vaatame, äkki saame oma stardimaterjalid kätte. Mökki situatsioon lahendatud. Kõik on suurepärane. Et Mökki ja Lahti vahel on vist mingi 8 kilomeetrit. Kohe üllatati väikse tõusuga. Mind vähemasti. Ronimist on omajagu. Eks paistab, kuidas homme selle 2000 tõusumeetriga hakkama saab. Jõudsime ilusti registratuuri. Kõik olid oma materjalid juba kätte saanud. Me olime ühed viimastest Priiduga. Selle tõttu läks meil eriti libedalt. Mingit järtsu ei olnud. Saime väiksed poemärsid, millega minna õhtul poodi kesvamärjukese alkoholivaba järgi. Ja siis sauna ja siis vaatame, kas me üldse homme võistlema tuleb. Just. Et mis seal ikka? Juba paari tuttavat nägime. Mõned professionaalid on koha peal. Et nüüd ei teagi, mis teha. Kas üritada profidega intervjuud teha või üritada niisama olla. Eks varsti näeb. And look who I found! Tere tulemast! Tere tulemast! Or tervist! Tervist! Yes. How are you? I'm fine, you? I'm great. Even better to see you. We actually saw each other by accident in the Tallinn Airport. International Airport of Tallinn. Yeah. Exactly. So Robson is going to call me home tomorrow. Yes, I definitely will. If I'm going to be late on the course. Of course you'll be. No, you'll be fine. It's all good. I need to know your number so I can follow you. Yes, it's just a sec. It's 273. There we go. There, he's registered. These are actually pretty nice. Yes, they are. They look professional. So, there we go. Let's do this reverse. What's your goal? What are your goals for tomorrow? My goal for tomorrow is basically enjoy, survive, and enjoy every kilometer. Because, it's there are no 77 of them. Exactly. And the longer you are on the course, the longer you can enjoy them. The more you get, the bang for the buck. Exactly. The price for the minute will be cheaper. Exactly. Yeah, no, it's all good. I'm not counting the price for the kilometer. I'm counting the price for the minute. So that's a smart man over there. Do you have a degree in economics? Exactly, I do. Actually, I do, yes. Exactly, yeah. See? I actually happen to have one too, but I don't use it that much. Yeah, we are on the same wavelength. Good luck to everyone, and thank you for watching Rando's vlogs. Thank you. See ya! Tulime siia Lahtisse sööma. Väga top-rated koht. Võtsime pastad ja kanapasta näeb isu äratav ja õudselt hea välja. Loodame, et maitseb ka sama hästi kui välja näeb. Söömine tehtud. Ütlen ausalt, ma ei ole elus vist nii head kanapastat kunagi saanud. See oli kas nüüd, kui mitte top 1, siis top 2 kindlasti. Maitsed olid kõik väga hästi paigas, kana oli väga hea. Päiksekujad tomat sees väga hea, juust väga õige, kõik kreemine, siuke idekas, kõht sai mõnusalt täis. Nüüd Priit läks poodi, ma valvan rattaid, et hommikuks äkki mingit natuke saialist vaadata enne sõitu sisse tõmmata. Ja siis lähme tagasi mökisse ja viskame jalad seina peale ja puhkame. Reede õhtune check-in. Mis me tegime? Käisime poes, käisime Prismas, ostsime süüa, mõtlesime, et kui rumalad me oleme, et me tassisime rattaga nende
poemmärssidega endale alt lahtist mingeid asju. Mina olin eriti rumal, ma tassisin 1,5 liitrit vett kaasa. Prismas käisime shoppamas, ostsin koju naisel lapsel küpsiseid ja endal kanelisajakesi ja pissin kõik kanelisajakesed pintslisse. Mitte päris üksi. Mitte päris üksi. Õnneks Priit aitas ka. Et muidu ma oleks ise üks kanelisaiake praegu. Hooldasime rattad ära, viskasime kettidele vaha peale, märga vaha ja siis märga vaha, idioot, vedelat vaha. Siis arvutasime kokku kaloraaži, palju me homme kaasa võtame, lisaks sellele, mis me kavatseme kõik toitlustuspunktides ära süüa. Ilmselgelt nii palju kaasa ei saa, kui palju kulub, ehk et tuleb kindlasti juurde süüa. Juurde tuleb vett juua. Mis veel? Priit, sa tahad kindlasti tervitada kedagi. Tervitame Allan Orast. Just. Ma ei tea, kas täna rohkem check-up sisse. Et järgmine klipp äkki tuleb siis juba hommikust. Tere hommikust. 6:30. Mina ärkasin ilma kellata, aga mõni mees siin ärkas ilma kellata veel varem. Priit oli juba 5 millegagi kopikatega enne 6 üleval. Magas oma tunnid täis ja mis ikka teed. Magasin selili nagu telgis, sest voodi on päris pehme, kõhul ei saa magada. Aga magasin, see on põhiline, et magasin. Enesetunne on parem kui eile õhtul. Nii et ega siis nüüd midagi. Tuleb süüa nii palju kui saab ja kohvi juua ja mingi hetk kella 8 hakkame siis stardi poole veerema. Sealt siis jälle näeme. Väga oluline tegevus enne sõitu rehvirõhud paika saada. Mõõtsime, mina mõõtsin juba ära oma ratta rehvirõhud, panin õigeks. Väga optimistlik ma ei julge olla. Täna me ilmselt ei ole siin Roubaix stardis, et Priit julgeb öelda, mis rõhuga tema läheb konkurentidele. Priit, palju paned rõhku? Ma panen näiteks vähem. Sa paned vähem? Jah. Sa oled siis julgem oluliselt kui mina, sul on rehvid kitsamad ka veel, nii et palju on näiteks vähem? 1,6? No see on maksimum või ta on miinimum, jah. Okei. Sa oled ikka julge. Äkki peaks ka vähemaks laskma. Aga ma lohutan ennast sellega, et ratas tuli soojast. Ja nüüd, kui on siin õhk jahedamaks läheb, et siis rõhk langeb anyway. Et mul kukub ka kuhugi sinna 1,6-8 peale äkki ära. Et see võiks olla okei. Ma arvan, et see on okei. Oleme stardi juures, või noh, mina olen. Teised on ma ei tea kus. Aga väga idülliline hommik siin Lahti järve ääres. Meil on 35 minutit stardini ja prood on juba stardijoonel. Esimesed, ma ei tea, 10-20 rida on võetud. Stardis väga palju inimesi ei ole täna, pika distantsi stardis oli äkki 500 pluss inimest. Loodeti äkki 1000, et nii palju ei ole. Ehk siis vaatab, ilmselt matkata saab päris suhteliselt üksinduses. Närv on sees, kuigi võistlema ei lähe. Aga see ilmselt on siis kogemuse puudumisest. Vabandused suu täis rääkimise eest, aga jõudsime Raiduga esimesse toitlustuspunkti. Siiamaani käis siuke andmine, et hullumajana. Ei suuda siukest stabiilset gruppi keegi moodustada. Käib hull rahutu tõmblemine ja laskumiste veel ollakse ebakindlad ja siuke nipa-napa, eks me nüüd Raidoga 8 tiksume vaikselt edasi, vaatame, kas tuleb mingi punt meile kaasa, kellega koos töötada või mitte. Et so far so good.
natukene jalas väsimusega. Rahulikult edasi nüüd. Et mu video ei tuleks väga üksluine, siis ma filmin mannile hobuseid. Kusjuures Soomes on päris palju selliseid hobuse talusid või ratsatalusid või inimestel on hobused kodus. Väga äge ja armas. Mingis kohas läks kihutamiseks, kus olid ägedad hobused, seal hobused jooksid kaasa, aga ma ei saanud seisma jääda, et filmida. Seega kasutan võimalust ja filmin nüüd. Rait ütles, et tema kasutab võimalust alati, kui ma seisma jään, söömiseks, mis on teine väga oluline tegevus, mida tuleb teha, kui seisma jäädakse. Nii, toitlustuspunkt number 2. Ja Rait aja habe sirgeks, aeg teha intervjuu kuulsusega. Kuidas, nagu ma küsin klišeed küsimust alati kõigi käest, mis tunne on? Raske. Raske? Raske. Okei. Ma kipun sinuga nõustuma, et vahepeal on aga raske, äge aga on. Ja raske on just seetõttu, et raske on ennast vaos hoida. Just. Täpselt. Et väga raske ennast vaos hoida, et kipud kuidagi nagu kihutama. Aga õnneks me oleme Raiduga nüüd leidnud sellise oma rütmi, et me tiksume kahekesi ja kes tahab, see tuleb meile taha sampa, kuulab natukene, teeb tutvust ja siis sõidab edasi reeglina. Solvub ja sõidab edasi. Aga üldiselt jah, tegelikult on väga äge, et meil on nüüd 60 millegagi sõidetud, pealt 100 on veel minna, ehk et aega nautimiseks veel jagub. Jah, terve päev. Terve päev. Kuidas sul toitlustusega? Oled sa rahul pakutavaga? Olen. Ma vaatan, et sul on siin väike haarpall jahva. Ma ise veel mullijookideni täna ei ole jõudnud. Ma arvan, et ma mullijoogid võtan viimasesse punkti. Siis kui see sein vastu tuleb, et siis ma võtan väikse koka äkki. Aga siis järgmises peatuses, kusjuures see reegel näeb ette, et tegelikult sõidu ajal filmida ei tohi ja sõidu ajal nagu kätt, kuidas ma ütlen, telefoni järgi haarata ei tohi. Mingid inimesed ikkagi seda teevad, ma püüan mitte teha, sest sellest pidi disklahvi saama, soomlased on väga suured pealekaebad, ma igaks juhuks ei tee seda. Et seetõttu ma kasutangi võimalust toitlustuspunktides filmida ja natuke juttu teha. Et siis järgmise toitlustuspunktini, loodetavasti. Üks asi, mis mulle siin Soomes, siin selle raja ääres väga meeldib, on sellised toredad installatsioonid, mis on inimesed endale koju hoovi teinud. Ja siin hoovis leidsin ühe sellise üsna, kuidas ma ütlen, sensuaalses poosis naisterahva kaunite päikseprillidega. Naudib siin ilmselgelt päiksevanne, väga siuke industriaal või, kuidas ma ütlen, põllumajanduslikult riides, kummikud jalas, piimamanner konees koos käruga, et väsis võib-olla natuke ära. Aga ühesõnaga sellised installatsioonid on väga ägedad. Ühes kohas me Raiduga vaatasime, et keegi on rattaga üle nüppli käinud, et kuidagi mingi vana ratas oli ja jalad taeva poole. Aga tuli välja, et järjekordne installatsioon. Ma päris ausalt öeldes ma keerasin isegi otse tagasi, et siia tulla, sest tundus jälle see koht, kus tuleb esimest emotsiooni kuulata, et vaatasin, et nii äge, siin tuleb peatuda. Panin hooga edasi, aga siis tuli pidur ja keerasin otse ringi. Võtame tõusu meie mega-influencer Crazy Scandinavian teeb contenti, mina teen oma vlogi, ühtegi inimest ümberkaudu ei ole, 2 sõitjat on kuskil eespool, saame pätti teha küll ja telefonid taskust välja võtta. Mis ma oskan öelda? 1300 tõusumeetrit on võetud ja ausalt, ega jalad hakkavad vaikselt juba nagu värk andma, et kuule, juba palju on nagu, aga mingi 400-500 on veel võtta. Et noh, eks paistab, mis selle tõusumeetritega lõpuks saab. Vahepeal meil üritas mingi punt sappa võtta, aga need vaatasid, et ei, see on liiga optimistlik, jäid maha. Jaa, eelmises toitlustuspunktis sain krõpsu, sõin kohe suure peotäie krõpsu ära. Mõnus oli ja siin keerasime vähe suurema asfalttee pealt korraks nagu siia väiksema tee peale. Ja siis lõi mingid koogi ja praelõhnad üles ja keegi tegi süüa. Oi, bliin, siuke söögiisu tuli peale. Tahaks mingit normaalset sööki. Kannustab tagant finišisse jõudma. Ja, pončikud pidi saama. Jaa.
viimases toitlustuspunktis pidid pontsikuid saama. Vaatame üle, kas saab. Eelmine toitlustuspunkt sai läbitud. Võtsin esimese topsi Pepsit. Aga filmide peatust tegime sellepärast, et siin on hobused jälle. Ja väike poni ka 3 suure hobuse juures. Rait jälle teeb mingit instavärki oma asja. Ja siin on suurepärane vaade. Heitsime pilgu korraks ka tulemustele, sain teada, kes võitis. Me oleme Raiduga kuskil keskel, natuke keskelt tagapool, mis on täiesti okei, kuna me ei võistle. 20 000 nagunii ei võida. Et eks me siis siin chillime. Viimane toitlustuspunkt. Sain ühe väga hea topsi espressot. Pontsikuid siin ei ole, on mingit saia lihtsalt, seda ma ei taha. 151 on sõidetud. 25, 26, midagi on veel. Aga selle sees on lõputõus, mis on sisuliselt 100 meetrit tõusu. Mingi rämeda tõusu nurgaga kohati pidi olema isegi mingi 23% või 26%. Ma ei tea, kuidas sealt üles saab. Loodetavasti saab. Tunnistan ausalt, olen väga väsinud. Väga väsinud. Jalad on juba suht sodid. Raiduga sõidame kõrvuti, väga praegu juttu ei aja, mõlemad on oma mõtetes. Mina olen siukses sügavates mõtetes nagu ikka. Loodame äkki see kohvi nüüd äratab natuke ellu ja siis saab uue hooga edasi minna. Või noh, nii hooga kui hooga. Igal juhul lõpuni, mis siin ikka. Tehtud sai! Tehtud sai! Ma olen kõigi käest klišee küsimusega küsinud. Küsin nüüd perekond Tali käest ka. Mis tunne on? Väga hea tunne on. On, jah? Nüüd on tehtud vähemalt. Jah, just tehtud. Suurepärane. Lõputõusud olid täpselt nii perverssed, nagu ma ootasin. Et ei kõndinud, aga Granny käigud läksid sisse, kõik kasutasin ära, mis vähegi oli. Sain ülesse. Laskumine oli super, laskumisel sai ikkagi nagu hüpata. Paaris kohas sai ikkagi nagu pannihoppi teha. See oli äge. Ja Rait, tubli. Elus tulid ilusti kiiresti laskumistel alla. Ei jokutanud sa midagi, ära räägi, et sa oled kehv laskuja. Väga okei laskuja. Täis ei lastud. Täis ei laskunud ennast. Eesti parim alla lask. Aga over and out. 7 tundi millegagi sõitsime ja keskmine kiirus oli suurem, kui ma kartsin. Nii et Matti juuri onneksi vaatame, mis nüüd edasi saab. Aftekas, pieni saun. tuuletus aina paikallaan, hyvä. Lõpus, nagu enne sai mainitud, aga tulime nüüd sööma. Riis, pasta, salat, kanaga mingi punane mögin. Ja päris aus olla, siis tahaks ära proovida alkoholivaba labinkulde. Ma ei olegi seda kunagi elus proovinud. Rait, kas nüüd lõpuks tulevad siis need Insta-postitused ka, mis sa tee peal ette valmistasid? Jah, äkki. Ei julge lubada. Rait pikalt mõtles, et kas ta ikka julgeb postitada, seepärast, et ei tea, kas finišisse jõuab. Aga näed, jõudsime. 7 tundi ja 21 minutit oli puhas sõiduaega. Aga noh, kuna me veetsime kaua aega ka pildistades ja filmides ja igasugust pulli tehes, siis lõpuaeg oli ilmselt võib-olla mingi pool tundi kauem. Ametlik lõpuaeg. Aga need, kes eest ära panid, need saime kätte ilusti. Ja, kõik panid meist hullu hooga kogu aeg eest ära, aga saime kätte kas toitlustuspunktis või siis lõpus selle suure tõusu peal enne finišit. Kõik tulid selges vastu. Et see oli nagu äge. Rämedalt väss, aga õnnelik. Rämedalt väss, aga õnnelik. Mis oleks või mis on see Lahti külastus ilma Lahti suusastaadioni ja hüppetornideta? Loomulikult olin vaatama, ma sealt hüppetornide mäest ronisime ülesse. Seal on mingid tribüünid, vanad. Ja seal hüppetorni all kohe on bassein. Inimesed ujuvad seal, reaalselt käib ujumistrenn. Ja noh, seal üleval on siis
klassikaline või see nii-öelda suusarada, mis on alati lahti MK-etappide puhul kaadris, see kurv seal kuskil seal. Sealt me tulime alla, hästi killustikune, hästi libe, pehme. Aga oli äge. Hääl on mul ära läinud, sest terve päev on saanud rämedalt tolmu. Tolmu või allergiatablett hommikul jäi ka sisse võtmata. Et vaatame, kauaks mul seda häält jagub. Võt nii, õhtul ilmselt tuleme Aftekale. Kella 7 või 8 hakkab Aftekas. Aga sinna ilmselt tuleme juba autoga. Täna sõidan veel Mökisse 8 kilti ja siis pargin ratta ära ja ei taha natukene ratast näha enam. Jalutame Priiduga Aftekale autasustamist vaatama. Aga tegelikult meil on põhimõtteliselt on ainult üks ambitsioon. Me tahame midagi soolast süüa. Seal pidi food truck nagu koha peal olema. Et lähme vaatame, äkki õnnestub midagi soolast haarata. Sest see mõnus soolane söök, mida pärast finišit anti, see oli küll tore, aga see kulus väga ruttu ära. See läks nagu kerisele põhimõtteliselt. Aga tegelikult ma tahtsin Priit sinu käest küsida, et kuidas sa selle päeva ja võistluse enda jaoks nagu kokku võtad? Lõppkokkuvõttes oli väga ilus päev. Kui alustada alguses, siis nagu ikka, sättisin ennast enam-vähem endale jõukohasesse punti ära. Liikusid niimoodi mõnusalt, mugavalt, väga raske ei olnud. Ja siis TP 100 kilomeeter. Ma vaatasin, et mul on pudelid tühjad. Keerasin sisse, mõtlesin, et nagu enamus meist teeb seda sama asja, aga tegelikult oli ma ainus. Ja siis kõik panid edasi ja ma ikkagi tühjade pudelitega 80 kilti sõita ei tahtnud ja sealt maalt edasi siis tulime siin 2 kolmekesi ja ega muud ei olegi, selles mõttes oli nagu rada meeldis, sõit oli tore ja üleüldse tore päev. Ma nüüd vahepeal täpsustan, et Priidu chill oli, Priit lõpetas 60. midagi, eestlastest 3. Väga kõva tulemus. Ja, aga see kõik toitlustuspunktist nagu läbi panid ja vett ei võtnud. Kas minu väide peab paika, et the spirit of gravel is dead in Finland? Ma ei tea, see tundub küll niimoodi, jah. Ma ise olin nagu üsna kindel, et ikkagi jäädakse koos seisma ja minnakse samamoodi pundiga edasi, aga kõigil oli ikkagi liiga kiire. Ja, tehti rünnak toitlustuspunktis ja nii on. Aga tegelikult nali naljaks. Priit väga kõva tulemus, mina igal juhul olen väga uhke, et mul on au Priiduga koos reisida ja Priitu tunda. Et mis siis ikka? Ma ei tea, võib-olla veel võtab äkki õhtul õnnestub kellegi käest veel väikse intervjuu teha. Et praegu veel jooni alla ei tõmba. Nagu ikka igas sadamas leiab eestlase, ka Lahti sadamast leisin eestlased. Gravel Grinderi peakorraldaja Aigar Raja ja Eesti assistent, Eesti pensionärist profirattur Tanel Kangert. Mis kogemused siis tänasest sõidust Gravel Grinder Estonia korraldajad kaasa võtsid? Siin just toidupunktide teema, et kõikidel on endal kõik asjad kaasas, söövad toidupunktides ja varustus kõik on potis ja märgistuse pool, mis nagu silma hakkas, et ei ole sellega liiga üle mõeldud, mis nagu võiks nagu meile ka kaasa tulla. Me oleme kõike valesti teinud. Me oleme kõike teinud liiga palju. Me oleme liiga palju süüa andnud, me oleme liiga palju juua andnud. Meil on iga kilomeetri, meil on iga kord, kui pilgu tõstad, on järgmine link näha. Kusjuures ma just tahtsin öelda, vaata, sina olid ka seal Haanja 120 eelmine aasta, mis Holden korraldus on ju. Põhimõtteliselt nagu siingi, et GPX fail on ju, ja siis põhimõtteliselt sellest piisab on ju, ja mingid nooled, mingid sohtlikes kohtades ja that's it on ju. Ja täna oligi ise teeninduslik võidusõit, joota ei tohi.
selles mõttes sa võid joogib seisma jääda, palun väga, aga sa jääd seisma. Sellist varianti, et sul on iga 20 kilomeetrit. Keegi viskab sulle pudeli. 2 spordijooki, unusta ära, võtad oma 3,5 liitrit ise kaasa. Pead seljas ja läheda. Ja mis me veel kaasa võtame? Me oleme liiga odavat üritust teinud. Me võiksime juurde panna 5 korda. Vaadates Ja osavõtutasusid ikka 500 inimest kohal. Ausalt öeldes, kui ma vaatan, et Tõrva rahvasõit on nagu tasuta, siis ma arvan, et sinna võib ikka nagu kordades nagu juurde panna. Sinna Küsiks, kuidas see võimalik on? See ongi võimalik. Kuidas see võimalik on? Tõrva läks tasuta osalejate arv tõuses. Silmaga nähtavalt. Infopäringud tõusid silmaga nähtavalt. Täitsa usun. Üks küsimus mul tegelikult oli veel. Et miks te võtsite just selle Grinduro või selle Enduro formaadi, et lõikudega sõidud? Mul on hea vastus. See tähendab minu vastus. On see, et Aigar juba tegi sarnast võistlust. Me olime maastikuratastega Pärnus seda teinud ja see nagu osalejatele, meil seal oli väike kogukond, kes seal osales, see nagu meeldis. Et ei pea terve sõidu panema just. Põhjagaasiga, et sa saad seal vahepeal juttu ajada, vahetada kogemust, kuidas sul läks eelmine etapp toidupunktis, mis peamine, mis on meil nagu üks eesmärk toidupunktis. Võttagi kiiver peast ja nautida seda, mida me pakume. Jõulumäe raha, pannkoogid. Tahtsimegi panna kõik asjad kokku, mis meile meeldib. Meile meeldib juttu ajada, süüa, sporti teha, sõpradega kokku saada, kõike seda. Sest Raiduga me täna rajal arutasimegi, et jumala eest pannkooke kuskil antakse, sest pärast, et muidu me jääksimegi. Aga siis tulge Jõulumäele ju. Ma tulen kindlasti Tõrvasse, Rait ka. Tõrvasse tule ka, muidugi. Meil on veel see eesmärk ka, et see võistlus teha siuke nagu siingi, et oleks õhtune melu. Okei, see aasta on Jõulumäe pühapäeval, aga päev varem sinna tulema ja kõik siuksed asjad, et oleks nagu väga äge, et seda me nagu ootame, et prooviks võistluse teha laupäeval, õhtul oleks chill, grill, ja inimesed võtaks tünnisaun, pered kaasa ja saab vahetada muljeid. Kui kellelgi on idee, kuidas see kõik nagu ära implementeerida niimoodi, et seda päriselt juhtuks ka. Ideed on kõik head, aga fakt on see, et Eesti võidusõitjatele põlvkondade viisi on sisse juurdunud see, et võidusõit läbi kähku sõduri supp sisse ja rattad juba läksid peale ja auto käib, kus sa passid, pane see rusikas käest, lähme juba! Ja kell 5 ollakse kodus telekaid või mis iganes. Sellega ma olen ka nõus. See on nagu niimoodi ja kui 10 minutit hiljem läheme. Kas tekivad mingid sõpruskonnad, mingid väiksed grupid, kes nagu kellegagi suhtlevad või siis minnakse üldse minema? Jumala raske seda inimest sinna jätta, et tead, võtagi see päev. Ära mõtle, et nii, ma olen nüüd 7 tundi ja siis ma pean olema juba. Ei, nagu panen kohe need 1,5 päeva kirja, võtta rahulikult. Tasub jah tulla ööbimise ja perega ja kõik kaasa võtta, et nautida seda melu, mida saame pakkuda. Väga äge. Selles mõttes mina omalt poolt ainult soovin jõudu. Mulle sellised asjad nagu meeldivad, kui Eestis tehakse midagi teistmoodi, nagu päriselt. Et kogu aeg ei pea olema, nagu sa ütlesid, pea lenksu oli ainult kihutamine, et võiks nagu siuke chill ja grill ka olla. No see elab Lemmitu Kuusevaim. Hea reportaas. Selle pealt me lõpetame nüüd ära, enne kui asi jamaks läheb. Tere hommikust. Pühapäeva hommik, kojuminek aeg. Meil auto kenasti pakitud, valmis liikuma. Ilmselt kuskilt otsime endale mingi väikse hommikusöögi ja kohvi. Ja siis laeva ja siis koju. Aga tegelikult ma tahtsin lihtsalt kogu tripi kokkuvõtteks öelda, et oli väga äge päev oli eile. Oli pikk päev, aga pikk ja väsitav, aga tegelikult oli väga äge ja väga mõnus. Et kui päris aus olla, siis ma täitsa vajasin siukest päeva. Väga pikalt on oldud üksi. Ja eile oli siis võimalus veeta päeva toredate inimestega, leida uusi tutvusi, rääkida võõraste inimestega, tulla enda mullist välja, leida endasse julgus võõraste inimestega rääkida, leida see julgus, et võõraste inimesega intervjuusid teha, leida uusi tutvusi läbi selle. Et ma arvan, et see oli kõik seda väärt.
eriti arvestades, kui raske on mul personaalselt leida uusi sõpru või uusi tuttavasi. Et järjekordne õppetund ja järjekordne mugavustsoonist välja astumine. Aga mis ma ikka, kui te siiamaani selle videoga vastu pidasite, sest väga pikk video sai, siis aitäh teile jätkuvalt. Loodan, et oli huvitav, oli põnev, saite natukene piiluda sissepoole sellest, mis toimub minu peas ja minu päevas. Ja mis seal ikka, järgmiste kohtumiste, järgmiste videoteni.